Ka küla ikka aitas, aga oleks Eesti jäänud, kui ei oleks hävitatud neid juuri, neid järjepidevuse juuri, kui Eesti oleks jäänud talupoegade, põllumeeste riigiks, oleks olnud ideaalne kord selles mõttes, et igaüks, jälle ma toonitan, teadis oma kohta. Sulane ei arvanud kunagi, et temast saab peremees, ta ei suutnud niikuinii. Oli juhtumeid, kus peretütar abiellus Sulasega. Ta jäigi elu lõpuni Sulaseks. Aga kas polnud vahel ka nii, et Sulane rabas tööd teha ikkagi pool elu selle nimel, et kunagi osta oma talu? Kahjuks seda lootust oli vähe. Küll aga Poola põllutöölised said nii palju raha kokku siin Eestis töötades, et Poolas ostsid pärast talud. Seisuse vahe oli mingil määral siiski olemas, nii et peretütar oli ikka peretütar ja saunikutütar oli saunikutütar. Ja selles mõttes oli vabadussõda üks kõige imelikum sõda maakera peal. Ta ei allunud mingisugustele normidele. On teada juhtum, dokumenteeritud juhtum ühest popsi pojast, kes ütles, et ema, ma lähen sõtta. Ema ütles, et milleks? Meil ei ole maad. Meil on armetu saunakene. Meil ei ole hobust, kui meile ka maad antakse, sa võidad sõja ja lubatakse maad ja me saame selle, kust me saame hobuse, et seda maad harida. Ja poeg vastas talle nii, aga sõltumatus, oma vaba Eesti. Ta ei tulnud kunagi tagasi. Miks? Niimoodi oli, et ühes pingis istusid rikkatalu poeg ja popsi poeg. Rikkatalu poeg läks punaste juurde ja popsi poeg läks valgete juurde. Popsi poeg oleks pidanud ju minema igasuguse loogika järgi kommunistide juurde, ta ei teinud seda. Sellepärast, et ta tahtis teistsugust Eestit. Ta tahtis omale kah neid õigusi, mis olid rikastel. Rikas aga ütles, et mul on kõike küllalt, aga ma tahan võrdsust, vabadust ja vendlust, ta oli Marxi lugenud. Tõestsündinud lugu ja lõppes see niimoodi, ligi 100-aastane mees mulle seda jutustas, et see Punaarmee või siis selle punakaardi noormees müüs selle koolivenna maha, tundis ta ära, kuigi poiss valetas punaste kätte sattunud Anveldile, et näete ise Vilets Hobune ja needasi, tegelikult ta oli Kuperjano oli salakuulaja. Ta mõistiti surma, aga tal õnnestus tänu ühele Vene ohvitserile, kes seal vanglas töötas, ütles, et ma teen akna lahti, lastega me ei sõdi, mine minema. Ja järgmine päev, kui nad pärast Paju lahingut Valka tulid, oli siis esimene asi, mis ta seal Valgas nägi, läbilõigatud koriga koolivend, kes ta maha müüs. Ja see vana mees, olgu talle muld kerge, ütles nii, et kui lähed teisele auku kaevama, võtta enda pealt mõõt. Tema oli seda noore mehena ise kogenud. Sünge lugu muidugi. Sünge, aga õpetlik. Jah, aga Austraalias käid sa siis otsimas seda oma õigete suhete ja ilusate suhetega lapsepõlve? No seal on need inimesed tõepoolest, kellega on mida rääkida. Mul on tohutu materjal kogunenud nende mälestustest. Seal oli erakordseid inimesi, Eestis ei ole kommet panna inimeste nimesid mägedele ja teedele. Ja seal on 37 Eesti nimetust. Inimesed, kes on Austraalias näiteks rajanud mingi tee, tema nimeline mägi, mille ta korrastas. See on üks väga ilus komme, mis Eestis võiks ka olla. Juhan Arukask soovib teile sellel pingil head puhkamist. Juhan Arukask on ammu surnud. Aga pink on alles. Aga ta on jätnud raha, teha üks 5 pinki ja panna sinna väike tahvlikene, et istu puhka jalgu. Soovin sulle head istumist sellel pingil. Need on tugevad metallpingid ja ma usun, et seal on mõnigi noor paar avaldanud armastust võib-olla. Tänu sellele ammu surnud mehele on see pingike seal varjus, kus ümberringi midagi õitseb, jacaranda näiteks, lillade õitega puu. Mis on Austraalia väärtus on see, et ta on niivõrd erinev Euroopast, et seda kõige paremini kujutab üks teisipidi pööratud filigraan töö, mis on teisipidi, tagurpidi, seal on kased ja männid ja see on vastu Austraalia taevast, ta on traatide otsas ja kui see peisaž nüüd see, kus sa jalutad, on niipidi, siis üleval vaatab sulle teisipidi Euroopa vastu jalad püsti. Jah. Tahan ütelda seda, et mulle tundub, et ka sinu puhul, nagu vist enamiku inimeste puhul,